küsiks esindusvõistkondade suhtes, et kindlasti on nii-öelda spordipoliitika kujundamine üheks ülesandeks. Et nüüd on olemas meil esiliiga võistkond jalgpallis, meistriliiga võistkond korvpallis. Et kuidas te näete seda, et kuidas linn peaks toetama neid võistkondi? Küsimus esindusvõistkondast on minu arust selline, ennekõike selline poliitiline küsimus, eks, et olla esindusvõistkond, mida see siis, mis siis see toimub, eks, et kas see on ainult nimetus, volikogu või siis vallavalitsus otsustab ära, et need on sellega ja sellega asi piirdub. Või on sellega kaasneb ka mingi siis leping õiguste kohustustega, eks ju, et mida siis öelda teiselt poolt selle nimetuse andmise eest loodetakse, kas on mingisugused rahasummad, kas mingisuguseid tasuta, kuidas siis ütleme, sportlaste afisseerimist valla üritustel, eks ju, see tuleb nagu nii paika panna, et siin ma pigem oleksin koostööpartner läbirääkimiste osas ja ideede ja mõtetega, et kuidas seda teha, aga otsused nendes küsimustes kindlasti langetab, eks ju, vallavalitsuse volikogu. Et kuidas ta siin momendil praegu, et me esindusvõistkondadest väga ei ole nagu rääkinud, eks ju, teil on ju meistriliigas ju veel ka korvpall, eks ju, praegu hitu, eks ju, et see on see teema, et lihtsalt eelmisest töökohast, et on niimoodi, et täna on Rakvere näitel, eks ju, mis on siis nagu otsus teha, võin praegu lihtsalt rääkida seda, et on 2 esindusvõistkonda, võrkpalliklubi ja korvpalliklubi, eks ju, kes mängivad siin meistriliigas. Ja esindusvõistkond tähendab seda, et volikogu teeb selle otsuse ära siis ennem seda, kui hakatakse, on taotluste esitamise tähtaeg teistele klubidele tegevustoetuse saamise. Ehk andes esindusvõistkonna nimetuse siis 1 või 2 klubile, ka kultuurikollektiivi, siis pannakse sinna taha number. Ja sel momendil ei pea tema enam tegema selleks tegevustoetuseks teiste klubidega siis täitma kogu seda taotluste plakette, eks ju, tema see summa siis eelarve sisse lüüdab. Sellega täna piirab sisuliselt see roll. Rohkem ei ole seal edasi mindud, et kuidas siis on võimalik kasutada, kas spordikeskusel on võimalik öelda Andres Sõbrale või Mati Merirannale, et kuule, homme tuleb meil siin Jõhvi see rahvajooks ja kuule, et pange dressid selga ja 5 poissi peab käi kaasa jooksma, eks ju, ja kuidas see edasi sealt ei ole mingi, sellega piirab. Aastal 2011 valiti teid Eestimaa Spordiliit Jõudi poolt Eesti aasta tegijaks Jõudiliinis, kuna toimusid suvemängud Rakveres. Kas näiteks aastal 2019 võiks suvemängud toimuda meil Jõhvis? Ma küll ei näe põhjust, miks ei võiks. See tähendab seda, et peaks staadion olema. Kergejõustiku staadion on meil. Et see tähendab seda, kas ei olete nagu natuke mõelnud ka seda, et nii-öelda pikemas perspektiivis, et millised üritused, ütleme suur üritused nagu Erik Kamsejev on, et mis võiks siin olla. Et tegelikult see üks Eestimaa suvemängude korraldamine oleks väga, väga suur väljakutse tegelikult, millele oma eesmärgid seada. Aga selleks, et ma arvan, et selleks siis ütleme trumbiks, et kui ma lähen täna välja sellega ja ütleme, et need on 2019 ja Eestimaa suvemäng, siis ma arvan, et see ei ole kindlasti kõige tugevam trump selles, et sest Jõud kui partner, et nad on selles mõttes väga tublid, eks ju, seal mängudel ja maksavad ilusti rendi ja selle mõttes on teha. Aga see ei ole kindlasti selleks trumbiks, eks ju, et saada 800 000 ja valmis ehitada staadion, eks ju, et seda selleks nad saavad olla nagu kaasaaitajateks ja lobistamiseks või mis iganes, eks ju, et kusagil siis Tarmo Volt saaks ka head sõna öelda, et need Jõhvist tuleks, eks, aga see jõud ei ole nii suur. Aga ideaalis võiks Jõhvi nii valmis saada Jõhvi spordirajatised, et oleks võimalik teha see? 2019. aastaks kindlasti Jõhvi spordibaasid, siin sai täna väga paljudest juba räägitud, eks ju, et see spordibaaside võrk, koostöövõrk ja ma arvan, see pilt on kindlasti kardinaalselt muutunud tänaseks. See on ikka väga pikk aeg. Samas on ta suhteliselt väga lähedal, mis siis see 6 aastat ei ole nii pikka, eks ju. Kindlasti on see pilt teine. Muidu,
muidu ei oleks mul siin mõtet olla ka. Ja mul ei lastaski ilmselt olla, siis vallavanem tõenäoliselt lõpetab selle ülepi üsna varakult ära, et kui siit mingit tulemust näha ei ole, eks või mingis. Nii et see on kõik loostamist. Korra on taga, et kui ideeni on võimalik tuleb järgmine. Täna ma nii palju olen uurinud, eks rahandusinimesena ka, et ütleme selle Jõhvi valla finantsvõimekust, et momendil on ju Jõhvi valla finantsvõimekus, eks ju, on ka suured projektid ja siin on kõik seotud see 5000 maksumaksja, mida iganes, eks ole, see finantsvõimekus nendelt nõueted, mis täna riigi poolt on omavalitsuse kantud, selles mõttes on olukord oluliselt parem kui praegu meil ütleme siis naaberlinnas, kus ma siis tulnud olen, eks ju, kus samas saab küll öelda, et Rakvere on palju asju ära saanud tehtud, eks ju, aga momendil nagu sellist finantsvõimeks midagi kiiresti midagi juurde veel teha, eks ju, seal on ka mõtteid, eks ju, siis seda võimekust täna finantsvõimekust valla eelarvest nagu väga ei ole või seal on nagu see maht neis. Kas teiega tuli juurde 5000 esimene maksumaksja EF-isse? Tuleb juurde, jah. Sellest oleme rääkinud, sellest oleme kokku leppinud. See ei ole 5000, vaid see on juba 5000 esimene. Ma ei tea, et täna võib olla neid juba 5000. Seda kindlasti tuleb. Eelmine aasta vähenes Jõhvi elanike arv 100 inimest, kui eelmine aasta 200 inimest, 2 aastaga 300 inimest. Mis see valla eelarvel tähendab? 100 inimest vähem, 100 000 eelarves, 100 000 eurot vähem. Vanas aastas on miljonit. 300 inimest 2 aastaga, 300 000 eelarvest väiksem, eelarve väiksem. See tähendab seda, et see tulubaas, mis ei ole, on olnud suhteliselt stabiilne, seda ühtegi valdkonda ei ole võimalik äkki kasvatada, eks ole. Või kui kasvatada, siis see peab tulema millegi arvelt, et siis tuleb olla saadikute taheks, võtame sealt ära nüüd selleks perioodiks ja teeme mingid olulised investeeringud ära. Ütleme nii-öelda kaugemas plaanis on ju seesama nii-öelda Ahtme tuua Jõhvi, on variante. Et kas siis ütleme sama Ahtme hallid ja need peaksid tulema ka sinna samasse spordikeskusesse? Ma arvan küll, jah. Minu vaimusilmas on küll see, et vahepiirid on ära kustutatud. See omavalitsus üks piir jookseb seal Peipsi või sealt Toilast sealt mererannas kuni sinna Kauksi rannani välja, ümber Jõhvi, kus see nii-öelda loogiline tõmbamine on. Ja siis saabki opereerida ja majandada ka, eks ole, kus on meil näiteks seesama suvine baas, tänavast Karjamaa, eks ole, siis palliplats on meil siin, kergejõustikahall on meil Ahtmes, suusarajad on meil Pannjärvel ja nii edasi. Siin on 2 küsimust, eks ju, täiendus. Üks asi on see omavalitsuste piirid, eks ju, või mis iganes. Ma arvan, et need otsused tavaliselt kipuvad nagu pikalt nagu venima. Ma arvan, et pigem see, et mis siin sai nagu räägitud, sama see Pannjärve teema või seesama see Ahtmega, et siin need koostööd omavahelist vahel nende baasidega, et seda ei keela ju küll miski tegevast, eks, et see on nagu, et täna teisi võimalus ei ole, siis tuleb leida võimalikud head lepingulised tingimused sellega, et saada kasutada neid, mis siin on võimalik kasutada selleks, et ikkagi need sportlased, need noored, täiskasvades iganes, kes oma alaga tahavad teha ja maksimum tulemus saavutada, et meil oleks võimalus olemas, siis tuleb võimalikud head tingimused välja kaubelda. Seda saab teha ka selleta, kas see Ahtme kuulub täna Jõhvi valla alla või ei kuulu, eks. Aga ebaloogiline on ta minu jaoks kogu aeg olnud, kõrvalt vaatan, et see 1,5 kilomeetrit või 2 kilomeetrit Jõhvi linnast on Kohtla-Järve linna osa, siis aga ma mõtlen, et ma saan aru, et täna ajakirjandusel, et siis võib-olla mitte solvata või siin täna ärritada Kohtla-Järve linna, siis et selliseid küsimusi, et siis mul ei ole võib-olla pädevust nendel teemal nagu rääkida, et siis siin RNO, nii et staadion on kohe tulemas. Hetki tule sisse, sa ei lubanud siin kergejõustiku staadion. Siia selle taha, praegu panime vaia maha. Ma rääkisin teevad lihtsalt Erki ei tea. Küll ta mäletab, nii vana mees ka veel ei ole, et ta ei mäleta, milliseid lubadusi ta on andnud. Ja nagu lubadusi väga hästi. Annul on siin tõsine mure, et kus... Uuesti küsida nüüd. Staadionist ja et Ida-Virumaal ei ole staadionid ja kergejõustikus praegu suulised tingimused on üldse puudulikud ja kuidas selle nagu asjaga edasi minna, siis kõigepealt tuleb
Tauno ütles just, et täpselt sa vaadad, kuhu kohta tuleks staadion näha. Sillamäe mõtleb, et Kohtla-Nõmme. Sillamäe on olemas. Siin samas, selle kooli staadioni... Sillamäe mehed arvavad, et seal peaks olema esimesed olema. Aga noh, üks tegelikult reaalselt üks sellise kooli juures või ütleme, jah, seal kus ikka kasutus on ka. Päris metsa sisse ei ole mõtet väga teha, et esimest staadionit. Aga sa lubasid palju seda aega? Ei, ma olen lubanud seda ka ja ma tegelikult praegu Kiisleriga väga konkreetselt meil on ikkagi, et kus see nagu, staadion ise ehitamine, et kui hulluks ei lähe nagu siin vanad projektid Jõhvis oli, et ma arvan, et kui täitsa peast lolliks ei lähe, siis on nagu staadioni ehitamine iseenest summa summarum väga kallis. Aga lihtsalt küsimus see, et kus see, millise rea peal see nagu raha on või millise rea pealt praegu, et ma nagu olen oma ministriga, kellel rea peal võiks üks raha olla, et Kiisleriga on sel teemal nagu rääkinud. Et kõigepealt tuleb leida nagu projekteerimiseks raha. Ei kasutada ära see Ida-Virumaa, eks ole meeldib. Ei, no see on nagu see, aga kõigepealt tuleks nagu saada, et nagu konkreetne nagu projekteerimise ja esimese etapi nagu raha kätte saada. Et ega sa nagu, kui kogu summa on olemas, et ega kohe ei saa ju bürokraatia ei luba. Sa ise takistad nagu nii neid paberit tegemast ka, et kohalikud omavalitsused ikka mõtlevad 3-4 kuud igat asja. Aga tegelikult rääkides tõsiselt, et see on ikka teema, et ma nagu olen öelnud oma nagu erakonnas ka, et kui me selle valimistsükliga staadionit siia ei ehita, vähemalt ühte staadionit, siis mul ei ole mõtet järgmise kord siia üldse isegi oma nina nagu vähemalt enne valimisi küll toppida. Ja vastupidi on ka, jah? Vastupidi ka, jah. Et selline see on. See on teema muidugi. Keeruline teema. No mitte väga keeruline, aga... Tahke viisumalt mina olen. Ei, aga sa ütlesid, et Sillamäe oli korra mainitud, aga mis Sillamäe... Ei, nüüd Sillamäel on tugev linnaosa, Sillamäe sadam on seal, on avaldanud mingit soovi seal mingis projektis osalda, et see on selline mul nagu nii palju ma nagu võiks nagu rääkida, et sellest siin on ikka maakonnakeskus, et ma arvan, et peaksime mõtlema sellele teeninduspiirkonnas siin 15 kilomeetrit raadius, eks ole, 15 minuti kaugusest on 60 000 inimest, sama palju kui naara. Ei ole mõtet teha. No selliseid asju nagu Kagu-Eestis seal Põlvamaal tehti, et selliseid asju ei ole ka nagu väga mõtet teha. Et sa teed Põlvast 10 kilomeetrit metsa sisse, teed staadioni. Teie erakonna potentsiaalseid valijaid on ka siin rohkem kui Sillamäel. Siis oleks hästi palju. Siis oleks eriti, jah just. Statistiliselt vaadates muidugi ei ole, aga aga võib-olla siis on. Ei, see on teema, et ma nagu ei eita, et see on nagu suur probleem. Ma olen seda nagu kogu aeg öelnud, et siin Mati Lilliallikuga, et tema on aktiviseerinud suhteliselt palju selle erinevate spordiürituste organiseerimist just Ida-Virumaal, aga Eesti meistrivõistlusi Ida-Virus nagu teha ei saa. See on natukene absurdne. Et meil on mingi suur maakond, rahvaarvult ikka väga suur ja ei ole võib-olla isegi tegema ükskõik mis tasemel Eesti meistrivõistlusi. Seda enam, et nüüd on ka teie maavahel, erakonna maavahel, võiks ka linnukasse kirjas saada. Ongi täna peale siit koolist minek, ongi maavanema ja inimesed nagu kokku saama, mis nagu suunad need on. Võtta siit ruumist siis kaasa see, kas või Kiisler, see rida tekib sinna ja me teeme, vald teeb selle ära, kas või öösel. Vald ei takista. Kas see sama projekt, mis olemas on, sobiks ka siia ümber tõsta või peab otsi kohe? Aga mis see projekt oli, mis oli mingi gigante, mingi 200 miljoni? Sealt tulebki ära kärpida need üleloomulikud soovid, et seal olid kõik need dopinguruumid, korterid ja siis tribüüni alused, kergejõudiku rajad ja see on koolimaja projekt, aga see on staadion tulemas, selle juurde ei ole. Sa vaatad, et täna on spordihoone, koolihoone ja uus
mina isiklikult arvan, et nagu kõikidele projekteerimistel peaks olema nagu reaalsus, et ma olen käinud teadlate mängudel New Yorgis 98. aastal, et suhteliselt suur võistlus oli ja staadion oli selline originaalis oli praktiliselt ilma tribüünidest staadionit, siis ehitati, kui tuleb selle kogemata 5-päevane võistlus, kus iga päev on vaja 60 000 pealtvaatajat, siis saab ju ehitada need tribüünid, et kui iga päev ei ole 60 000 pealtvaatajat, siis ei ole mõistlik ekspluateerida ka seda. Ja staadioni kulu on ikkagi see, et kas sa kulud kasutad või ei kasuta, klimaatilist tingimust ikkagi väisitavad seda, ütleme katet nii või naa, eks mingi 10-15 aastal. Selle ühe mõtte veel, mis mul endal on selle spordi valdkonna tuleviku osas erinevate spordiharrastajate osas on see, et kui nüüd rahastus tuleb uue gümnaasiumi jaoks, mis võimaldab siis võtta vastu kuni 540 gümnasisti, täna on meil siin ühes koolis 160, kust ülejäänud tulevad, siis eeldatavasti nad ahmust tulevadki nii mujalt, kuna see on samas kõrval. Ja see tähendab seda, et kui tuleb juurde gümnasiste, siis tuleb ka juurde neid huvitegevusi koos nende samade lastega. See tähendab, et siis nad ei hakka enam harrastama, eks ole, kuskil nii-öelda tänases kohas eemal, vaid sealt, kus kool on. See tähendab, et see õpilaste, spordikooli õpilaste arv tõenäoliselt kasvab. Muudes huvikoolides ka, aga spordis ka. Ja see on jälle suus väljakord, ehk et kui me räägime jällegi nii, et õpilaste hulk kasvab ja seda peab nagu majandama tänaste maksumaksjate baasil, mis läheb raskemaks, kui saab jälle head kokkulepped, eks ole, ka omavalitsusega nii nagu täna nende pearahadega siin koolides, siis oleks jälle koos jälle võimalusi rohkem. On veel küsida? Siia nüüd tööle, nii et ega siis igapäevaselt saab ka ju juurde. Ma sooviksin vallavanemale õnne, et on väga asjaliku kaadrivaliku teinud. Ma eks aeg näitab. Ja ma arvan jah, täna juba siin, küll me jõuame kiita, et saame siin äkki hakata nagu tõsiselt projekti vaatama, kui ma saan nagu selle staadiga midagi käima. See ei ole see projekt. See ei ole see projekt. Vist minul nagu on arvamus ka Eesti arhitektide ja kõike spordibaaside ühiskondlike hoonete nagu projekteerimisel, et kui võtame näiteks Tehvandi sihtasutuseks, sul on projekteeritud need, seal on vähemalt 15 LED-ekraani, Sony LED-ekraani suured televiisist. Ma küsisin suve lõpus, et kas mõnel on elektriga sisse või korraks sisse ka lülitatud, et 3 korrust on meil seal maja ja siis on poolik käkerdisse on tehtud valmis, et ma ütlesin, et ministeeriumi esindajatele, et kui järgmine kord planeerite mingit staadioni ehitust, siis oleks minu arvates mõistlik oleks nagu arhitekti kasutada, et päris nagu spordibaasi direktor ei peaks seda nagu ise nagu projekteerima alati. Mõnel juhul võib-olla see on õige, aga et seal on minu isiklik arvamus, et raha on ropult pandud, aga kasutegur on väga väike või olematu, eks. Et kui sul on kõik asjad tagurpidi planeeritud, siis sellise staadionil ta ei anna seda efekti välja, mis on. See on. Et staadion on iseenesest lihtne, aga alati oleneb see ka, kus mingi sektor on. Kas sa pead kogu aeg vastutuult jooksma. Näiteks Saaremaal on, ma vaatasin seda, Saaremaal on, ütleme, mere pealt reeglina ju, ütleme, Eestis vähemalt on ja mujal maailmas ka, et mere pealt tavaliselt tuleb tuul. Aga ma korra vaatasin, päevalehes oli eskiisprojekt, staadion täpselt tagurpidi pannud. Täpselt nii, et 100 meetrit on kogu aeg vastu tuul. Mis võistlust sa teed, kui on 100% alati vastu tuul? Võimatu, sa ei tee ühtegi rahvusvahelist võistlust. Sul ei ole seda keegi tule kohal, kui sul tead, et sa pead vastu mere tuult jooksma. Võib-olla mõnikord päevas mere ääres muidugi tuult ei ole ka mõnikord, reeglina on. Et
et selles suhtes siuke väike asi, et ja kui sa nagunii projekteerid, siis ei ole mingit vahet, kas see staadioni hoone on siinpool või staadioni hoone on sealpool, mis vahet seal on. Et noh, et sellised pisiasjad, aga staadionitel on väga nagu tähtis on see, et noh, ütleme, kui Reenal panna teivashüppe paika ehitada niimoodi, et on kogu aeg vastu tuult, siis ta ei hakka siin Eia õgi hüppama. Siis peab ikka kuhugi mujale minema, et noh, staadion on väiksed nüansid, mida peaks jälgima, et selliseid kõik neid lisaruumid, asjad, topingud, siis kui siia tuleb millegipärast maailmameistrivõistlust, siis on väga lihtne võtta konteinerit ja panna ja nii nagu Euroopa karikal see aasta või juunioride Euroopa meistrivõistlustel eelmine aasta või 2011. Kõik oli ju renditud paketid, pärast viid minema, sul on ainult ühenädalane kulu, eks rohkem kulu ei ole, sa ei pea kütma, sa ei pea koristama, sa ei pea mitte midagi. Et see on minu arust nende spordiasjadel peaks olema see. Ei no selge see, et tähtis on ikka ju see igapäevane maksimaalselt head tingimused igapäevaseks tegevuseks, kus seesama, kui sa seda Reenat sinna tõstsid, see on üks võistlus, kus ta teab selle oma tipu teeviks, aga tal on iga päev saama. Aga noh, ütleme, ega nende suusabaaside asjadega on sama lugu, eks, et noh, et inimene peab saama, et paneb auto ära, vajaduse korral saab riietuda ja pärast isegi, noh siis on juba luksus, kui saab veel pärast käia saunas ka, aga kõik see peab olema nagu mugav, et mitte nii, et rada on seal ja siis saun on seal ja parkla on seal, eks noh, mida ka juhtub jube tihti, eks noh. Et selline nii lihtsad asjad, aga need hoiavad, kui läbi mõeldes, seda hoiab palju raha kokku, eks noh. Nagu Voka staadil käisime, eks noh, projekt, et noh, ideaalne staadion tegelikult, seal oleks kõige odavam üldse midagi teha, eks noh. Aga projekt on niimoodi, et tõstame staadioni 30 meetrit edasi, eks noh. Muidugi kopamehed saavad palju raha, ehitaja saab ropult raha, eks ja kõik on, ei ole õnnelikud, aga mis mõte seal on, kui sul on ideaalne ja seal on isegi selline, ütleme, looduslikud tingimust Vokal, et sa ei pea isegi tribüüne tegema. Seal on olemas, küll maailma staadionid, kus on looduslik niisutussüsteem ka jalgpalli jaoks. No loomulik on see, et äkki vist käis valel staadion, Voka staadion ikka jääb sama koha peal, et mitte 30 meetrit sai liikuda. Ja mul oli selle öeldi, vaat siin tõstame seda sinna. Teema me oleme omavahel naljatanud ja tehtud, rääkinud seal Vokas ja Toilas, et selle jaoks, et staadionit ehitada renoveerimiseks raha ei anta, et lihtsam on saada nii-öelda uue ehitamiseks, et lükkame siis täis selle ja siis kaevame uuesti natuke pärast välja selle, et näed, me nüüd ehitasime. No see, kuidas informatsioon muutub. No tegelikult meil oli hiljuti või eelmine nädal oli EAS-i juhiga oli kokkusaamine ja ma ütlesin, et vaadake, et me oleme mitu aastat rääkinud, et me oleme nii väike riik, et me peaks ära lõpetama selle enda lollitamise, eks, et noh, et EAS annab ka turismi ja siis selle turismi egiidi all tehakse spordiobjekte, eks noh, ja tänu selle peal ta läheb nagu ka balansist väljas, et sul on nagu, sa pead mingisugune olematu turismi kõksu juurde panema, mis kunagi ei hakka toimima, eks, et noh, lihtsam on ikkagi, et need on spordiobjektid, spordi- ja terviseobjektid näiteks, noh, ja need on siis turismiobjektid, et me ikka nagu väga selge sõnaga nagu teeme ära, noh, siis on ka väga lihtne, et ütleme A-la EAS-ilt küsida, et ütleme A-la, kas Jõhvi linnas üldse on seda spordiala, mille peale nagu taotletakse. Pildikud öeldes, et lõpuks me teeme, noh, meil võib olla baasid küll või on näiteks üldse idee, et siia tekitame näiteks treenerite baasi, eks. Noh, EAS-i puhul, ütleme, nii-öelda sporditurism on ka ju turism, ütleme, treeninglaagrid, kõik muud asjad, see on ka ju turismi vorm. Ta ei ole sellisel kujul, et ma käin nüüd vaatamisväärsusi vaatamas, et mis sa jõuad ka vaatamisväärsusi vaadata selle spordilaagri kõrvalt, kui jaksad. On küll, see on õige, seda ma kõiki usun, aga seda äriplaani, et see hakkab nagu sporditurism hakkab nagu raha tooma selle baasi ülepidamise, see on siuke, seda võib kurdile vanaemale rääkida, aga mitte nagu neile, kes nagu raha annab. See on lisa siuke mõnus boonus, aga mitte nagu see, mis baasi üleval peab. See on võimalik. Ma toon üks näite. Loomulikult spordipeasi peavad üleval omavalitsused, see on nii, et nii on. See on igal juhul. Mingil määral jooksvad kulud suudad sa ära katta nii-öelda ka selle nii-öelda sporditurismiga laagite korraldamisega. Mis minu isiklik arvamus, mina olen käinud maailmas päris paljudes riikides, erinevatel mandritel,
ainuke koht, kus mina olen pidanud ühiskondlikul spordiobjektil raha maksma, mis on riigi rahadega ehitatud, on ainuke üks riik, kus mul on õnnestunud teha, see on Eesti. Mul ei ole üheski riigis õnnestunud raha maksta spordi tegemisest, mitte üheski riigis, välja arvatud Eesti. Minu isiklik arvamus on, kui kohalikul omavalitsusel ei ole ressurssi, et seda spordistaadioni väravad lahti hoida, siis ei ole mõtet ehitada sinna staadioni. Siis lihtsalt ei ole mõtet. See, et 2 eurot näiteks võtab piletitulu, sellega ei saa see tädi, kes võtab või onu, kes võtab seda 2 eurot, selle ülalpidamine on 3 korda kallim kui selle piletitulu. Tehvandi sihtasutuse näide. Eelmine suvi ma käisin, ülemine. Ma tegin arvutuse, et mina olen üks ainuke, kes seal oma lastele käisin trennis ja minu piletitulu, kes seal maksis, kuna füüsiliselt ma nägin, kes seal käisid, siis minu pileti tulu eest ma ei maksnud isegi 10% selle palgafondis. Mis mõte sellel? Lihtsalt teeme väravad lahti ja õhtupoole väravad kinni. Nii lihtne see on. See on minu isiklik arvamus. Ennem kui hakatakse projekteerima mingeid asju, peab teadma, kas meil jätkub ressurssi, et mitte osta ehitustarvete poest see tavalukk või mitte. Kui meil seda ressurssi ei ole, siis ei ole mõtet ehitada. Spordisaalid on ka maailmas kasutused? Enamus või ülimarginaalsed, ütleme näiteks siin, ütleme nagu selline gümnaasiumisaal küll, jah. No nüüd riigi poolt ehitatavad muidugi ja omavalitsuste poolt ehitatavad, aga ütleme, mis on erakapitali, need on nagu nii. No erakapitali need muidugi. Rääkimata jäähallidest. Jäähallidest ka muidugi. Ja ujulat, kui võtavad Soomeski, Soomes on ju ujumine oluliselt odavam kui Eestis. Oluliselt. Eestis maksab, mida iganes. 6-7 eurot, eks Soomes saab mingi 1,5 euroga, 2 euroga saab rahulikku. Eks on ka sellest, et omavalitsused on Eestis nähtavast oluliselt vaedanud. Ei, seda muidugi, aga lihtsalt kui sa ju projekteerid mingi hoone, sa pead ju vaatama ekspluatatsiooni kulu ka. Meil jõudselt tihti vaatame, et ostame kallima sisustuse, siin ei ole palju kihti. Aga kas see samas Tehvandi sihtasutusel, okei, rahastamissüsteemid on erinevad, aga see üks sammune televiisor maksab nii palju raha, et aasta aega võiks staadioni väravad lahti. Nii lihtne ja 15 aastat järjest. Või rahvaspordi üritus, kui Tartu maratoni osaluse maks on 80 eurot. Jah, ja 8000 inimest. Aga mitte kõigile. Ei, muidugi, see on natukene teine, aga lihtsalt ma mõtlen seda näiteks, et kui riik investeerib ikkagi, ma tulen nagu või kohalik omavalitsus investeerib, siis on idee see, et need lapsed, kes tulevad, kes siin koolis käivad, hakkaks nii kõrgust hüppama, tuleks isa või emaga, tuleks siia vabal ajal, laupäeval, pühapäeval tuleks hüppaks kõrgust või kaugust või mida iganes. See on idee ja mitte see, et me võtame nüüd 1,5 eurot või 2 eurot selle sisse pääseb, siis tal ei ole mingit pointi. Minu isiklik arvamus on see, et Ei, aga ma ei saa praegu hetke sellist aru, et tegelikult ei ole ka nii planeeritud, ega meil ju... Ei, ma ei ütle, aga ma räägin üleüldist, ma ei räägi teist, ma räägin üleüldist, mis on nagu traditsiooniline Eesti see. No jah, ma ei tea, näiteks ka meil Rakveres. No Jõgeval ei olnud teiks, Rakveres. 8 tegime uksed lahti, panime otsa kinni, treeningud on kõik tasuta, eks ju, peale. On erinevad lämbi. Rääkimata siis ainult need, kus raha võeti, oli see, kui võistlus peale tuldi, kus oli otse loomulikult olid teatud ka... Kui me võtamegi mõned omavalitsused ette, ongi Rakvere üks erandiks, siis on Jõgeval sealt staadionit kasutada, eks. Ja ongi mõned üksik. Seda enam, et seda kergejõustiku staadionit, ükskõik kuidas seda ehitada, see peab väga suuri investeeringuks hakkad, kui eesmärk on see, et hakkadki nagu lukustama, tahad lukustama, et hakkad selle aega, eks ju, ka ehitama, eks ju, see saali on sul natukene ka lihtsam, eks ju, siis ekspluateerida selle hinnaga või mis iganes, eks ju, et minu arust täiesti loomulik, et ka mingi harrastaja, kes enne hommikul enne tööle minekuga tuleb, teeb oma riigid ära, sest päev peale. Ma olen nagu näitanud sellise, see on nagu lihtne. See ei ole. Ütleme, Tallinn on natukene võib-olla
erinev mõnes mõttes Eesti spordikorralduses, aga ja meile korra segased vahel, et praegu, et isegi Nazarevene, kui ta oli seal Mikuga Pahaviljaga, mida iganes käisid seal treenimas, siis Nazarevene Remini nüüd samamoodi, et vaata hea, et meil ka siin, et esiteks ma siin tulen, saan treenid ja ei pea raha selle eest maksma, eks ju. Ja et Tallinnas peab tal aega kuskil ja kuskil küsiti veel väga kõvasti veel. Ja ongi Kadrioru staadion 1,5 tundi 2 eurot, noh. Ja see ongi minu arust kõige absurdsem, et siin seda ma tahangi nagu öelda, et ma toon Tallinna näite. Tallinnas on pearaha X summa, 163 eurot on peaks. Seal ei ole, ja see sisaldab, seal ei ole omavalitsus veel annab nagu rahvas kompensatsiooni. Nii. Nüüd, kui me räägime 13-14 aastast lapsest, kes käivad 3 korda nädalas trennis. Nüüd, kui selleks, et isegi võib-olla saaks sportlaseks, peaks hakkama 5 korda nädalas minimaalselt trenni tegema. Nii. Kui me võtame halli või staadioni rent, on 2 eurot kord. See on 4 eurot nädalas, see on 16 eurot kuus. Kui sa võtad 10 last, see on 2000 eurot aastas ilma treeneri palgata, lisapalgata. No, see on kas nüüd lastevanemate kukil 16 eurot lisaks või klubi lisa. Klubil selliseid rahasid ei ole. Lastevanematel ei pruugi ka olla. Reeglina ei ole. Nii, ja ongi kõik ja järelikult meil ongi sporti. Et ma näegi seda öelda, et kui me ei suuda sellist spordisüsteemi teha, spordibaasi või haldamissüsteemi, et spordibaasid on lastele vähemalt tasuta, siis meil 2020 unustage ära, meil vaatame 10 inimest olümpiamängudel. See on reaalsus, mis meid kummitab, sellepärast, et need lapsed, kes võistlevad 2020 olümpiamängudel on Reena ja tegelikult reaalselt 14-15 aastast. Need, kes praegu peaks tegema iga päev trenni, aga mitte 3 korda nädalas ja ülejäänud päevad arvestada. Et see on nagu see hästi selline traagiline, see on nagu reaalsus, mida tuleb aduda ja kui keegi sellest aru saab, siis saab edasi minna. Näiteks paljud Tallinnas ei saa paljud sellest aru. Kes ta spordisüsteem peaks tegema, see ongi nagu Riigikogu teema, eks ole. On küll, jah, mina kaklen juba sellest, aga ma ütlen ka, Tallinnas on väga paljud inimesed on selle vastu, et seda, mina ütlengi, et tänasel hetkel me keskendume võib-olla jube palju nagu sellise, pearahasüsteemi nagu ilmaks, et ma arvan, et siin just riiki ja kohalikud omavalitsused peaks rohkem nagu selle peale saada, et baaside ekspluatatsiooni kulu on. Et see on nagu lihtsalt seepärast, et paratamatult on lapsevanemad järjest rohkem ja rohkem hakanud panustama laste peale. Ärme hakkame nüüd, et me ei raha kellelegi, ärme lähme libedale teele. Räägime sellega, mis on nagu reaalsuseks. Ja niimoodi ta hakkaks toimima. Oluliselt paremini. Minul on 15 aasta kogemus oma spordikooliga. Ma ju näen, kuidas on muutus lastevanemate teadvuses valmis olek, aga sa ei saa üle piiri minna. See on aga lõpuks ta on kõikigi raha, et kui praegu läheb kehakultuuri sport sihtkapitalile vist 0,5% alkoholi tubaka aktsiisist, eks ole. Et kõiki raha otsustavalt juurde ei tule, siis see jahutakse ka veel. Ei, võtame väga lihtsalt, on ju. Kultuuriministeeriumi eelarvest on spordi osa 6%. Jõhvi, boss läks minema, on ju. Võtame Jõhvi kontsertmaja ja staadioni üle ekspluatatsiooniks. Kui sa võtad suhted on ju ja kasutuse arv, kui oleks ütleme spordis vahel, siis sa ei saa võrrelda, aga kui keegi ütleb, et äkki teeks natukene korrektuuri, et meil on laste tervislik seis on jube palju nagu vähenenud ja nii edasi, teeks väiksed korrektuurid, siis keegi julge isegi seda öelda, et võtame, ütleme, kultuurimajadelt või asjadelt natukene vähem. Koalitsiooni teema on ju ringiraha teema, mis oli koalitsioonileppes. 2014 koalitsioonileping. No 2007 oli juba tegelikult. 2000, jah, nüüd on praegu 1. jaanuar peaks. Mina loodan, et 6 aastat on mööda läinud, veel ei ole, eks ole. 2004 oli koalitsioonis, et iga inimeselt tervise edenduseks kasutavad rahast on tulumaksuvaba oli 2000. See on ka edasi. See on, ma ütlen, see on väga konkreetne, see on
väga konkreetne Reformierakonna absoluutselt mantra selle vastu on. Absoluutselt. Minu plaan on tulla või ütleme üksikliikmena uuesti selle seaduse. Teil on tohutu lahti mõttes, et peaks nagu iga harrastaja peaks tegema pool aastast käima koormustesti tegemiseks selle. Selle hind on ka mõistlik. See on mõni iga peaaegu 180 € aastat korda. Aga haigekassa seda ei finantseeri ja samas mingid tagajärg, mis on kümneks korras kallis, seda finantseerib. Jah, ma siin olen täpselt selle spordi ennetuse erisõdustusmaksust vabastamine nagu tood, siis sa võtad selle kolesterooli alandamistabletiks, kui ma olen nagu arstide käest küsitud, et kui küsida 2000 arsti käest, siis 1995 arsti ütleb, et mitte mingit efekti ei ole, eks. Aga näed, see on retseptiravi, riik maksab 80% kinni. See maksab 862 krooni vanastahas, ma ei tea, mis ta praegu. Vabaks ma olen ära. Mida? No 90%. Aga nüüd selleks, et kolesterooli alandada, et lapsed harjuks liikuma, seda me ei ole nõus tegema. Ma vabandan, ma pean ära minema. Aga aitäh sulle. Palun. Ma ei tea, tartaani muidugi autopagasnikusse veel ei pannud, aga ei, ma olen seda Eerikule ka öelnud, et see on ikkagi täitsa selline. See oli ka päris hea kuulata, et kui sa ütlesid peaaegu see sama, mida sa ütlesid, see Reformierakonna mantrade 2000, eks, et nii palju ma ka olen kursus, et täpselt samamoodi, et kui sa nüüd üksikliikmena üritad seda ka võidelda. Üks erakond on nii konkreetselt vastu ja minu arvates need põhjendused on meil väär. Tööajad on niimoodi, et nagu ütlesin, et mitte ainult ma ei tule siia maksumaksjaks kohe lähiajal selle asja ära ei vormista, siis kindlasti ma üritan siia leida endale ka mingisuguse sellise momendi, et ma ei peaks iga päev sõitma hakkama. Aga kuna vallavanemaga on ka selline kokkulepe olnud, et praegu seisuga ma arvan nii, et vähemalt hommikul 9 ma olen kohal. Ja õhtul ja nädalavahetused, nii nagu spordiüritused on, siis otse loomulikult. Et just see õhtune aeg venib nii pikaks, kui vajad on ja pluss siis ka nädalavahetused, ka töölepingus on sisse kirjutatud, et minu töötunnid on 7-nädalase töönädalaga, mitte 5-nädalaga, et ma laupäev ja pühapäev enamuse võistlused olid laupäev ja pühapäev, nii et see on loomulikult. See oli veel endises töökoodi siin samamoodi, aga praegu seisuga esimese hooga ma ikka juba liiga kui sõidan, siis ma päris 8 siia kohale hommikul eest ei jõua, et olen majas 9, siis nii kaua kui vaja. Komisjoni, kui ma käisin sinu juures ja sealt ma võitsin, mõistagi mulle arve, et lõupäeval kõikil väga tubli. Et niimoodi praegu. Ja siis vastavalt siis vallavalitsuse korraldustega, et siis osaleda siis teisipäeval on see tavaliselt need vallavalitsuse istungid, ja siis kui on tööalaseid lähetusi, mida iganes, siis vallavalitsuse muudetakse, siis järgnevad ja siis on päevad, siis kõik, mis päevad ei saa näiteks, siis on hommikul 9, siis hea kogu aeg, kus ka koolidirektor oli siin enamikus. Võimalik kiiresti üritame asjadega kurssi viia ja loodan palju heale koostööle ja seda võimalust. Saame asjadega kiiresti liikuda. No valla poolt vaatan jah, et kokkuvõtlikult, et üks spordivaldkonda tundev inimene oma võrgustikuga juures, et see ootus, et sellest sünergiast saab olema kasu. Ehk et Erki tulekuga, ütleme, et siin struktuuris, ütleme, täna on spordikooli all kõik, eks ole. Et inimeste hulk tõenäoliselt ei vähene, eks ole, võib-olla mingid rollid vaadatakse üle, aga pigem on täna üks füüsiline isik juures, eks ole, et saada jälle veel rohkem seda hoogu juurde spordi arengus ja rahaga.
ehk et ja kui ei õnnestu, eks siis otsustame jälle uuesti või otsustavad järgmised uuesti. Kui kaua proovime, kui ükskord see asi paika ei jää. Spordispetsialistiga ei läinud neist. Otsustasime ringi. Kui ei ole, siis ma ei tea, siis Rene on siin, eks ju, et vähemalt kui Priit ei olnud, siis eks me hakkame siin Renega nagu, kui plaanid ära minna Rene kuskil ei ole, siis räägime Renega ja siin ütlesin, et üritan teil kõigiga hästi kiiresti siin nagu rääkida selle struktuuriga siis veebruaris ühele poole saada ja vaadata siis selle struktuuri käigus üle ka neid varad, eks ju, kus siis mis varad millal jäävad. Ja kas on mingisuguseid kohustuste ringi tõstmist ja seda vaadata. Mõtlen, et see sõna koostöö on see, mida ma nagu tõesti loodan ja soovin, et see koostöö saab meeldib olema ja et minu tulekuga tõesti siia tuleks nagu lisaväärtust sellega, et siis midagi hästi pahasti olnud, et ei ole väga hästi seda sporti ja just noortesporti siin. Et seal lääne poole peal me igaüks elustunud, et kui me seal mingid esinusvõistkonnad on, siis kas või sõnavad, et endale nagu läheme näiteks spordile korvpallselt, minu see noortetöö on kogu aeg jõgid on siin midagi oma oluliselt parem alati on. Rakvere on seal küll järeltuli, kui täna rääkisime seda järeltuli rollides. Esindusvõistkond projekti mõistes on tugevam meil, eks ju, aga järeltulevatega ja noortetreeneritega siin siis on oma kindlasti midagi. Ma tahan nõuda seda, et tubli treenerid on nii et hakkame koostööd tegema. Otsin teid siin järjest üles, võtan raamatupidamisest need andmed ja siis kuidas kellegi aeg on ja kindlasti ka saab see koostöö kooliga olema, et koolidirektoriga kindlasti tahaks läbi rääkida. Sellest kaugemas perspektiivis sellest lisa, et Erik läks küll ära kaugemas, aga see raha peaks tulema. Haapsalu spordibaasid kõige rentaablim tegevusvaldkond on nende hostel. Samad laagrid ja hostelid. Ja meil ei ole täna neid hosteli ruume, aga see on kavandatud selle Ujula ja keskuse peale. Laagermajutust teha, mitte konkureerida sinna kõrval selle hotelliga. Aga just 3-4 toad, eks ole, mis Haapsalt on 10-15 sõltuvad, siis ka on individuaalkokkulepped, aga muidu on 10-15 euri, eks ole. See on kõige rentaablim, siis nad ikkagi ette selles eelarves selle kulu teeb. Palju need kohti oli planeeritud? 150 on siin. Nii palju isegi? Nojah, sest siin on, eks ma ütlen, et see võib korrigeeruda nüüd selle projekti koostamise käigus, et eskiisi praegu tehakse. Aga siin on jälle see eeldus, et need samad jäähallis, eks ole, et võistkonnad tulla ja siis kui ujumisvõistlused ja see jäähall minul on nagu kaugem, aga see ujula mulle rohkem hinge läheb. Ma usun sellest hästi palju. Jaa, äkki võistkond alla 20 liikme naljatud ikka ei ole. Et see kohtade arv võib ka muutuda. Isegi kipub mõned üle olema. 30-st aga. Aga Haapsalu näide on hea, et see on jällegi minu lootus, et ma ei pea enam sellesse nii-öelda aeg-ajalt energiat uputama, vaid et on inimene, kes siis sukeldub sellesse ja korraldab pärniku. Et siis ikka kui otsuse vaja. Ei, seda küll, jah, aga lihtsalt ei jõua. Selge, aga